tere! On 20. mai 2019 ja Kohtla-Järve gümnaasiumi ehitus, mis asub siis Pärna 47 Kohtla-Järvel, on täies hoos. Kooli sisu loomine on teoksil, juhtkond on töös, õpetajate värbamine käib ja see kõige tähtsam, mis hakkab toimuma koolis, milline saab olema õppekava, nii-öelda õppekava disain, see on meie koolitiimi praegu igapäevane töö. Aga siiski on ka Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi tellimusel ja Nordecon, mis ehitaja, toimetamisel valmimas õppehoone. Teeme väikse tuuri, vaatame, mis on teoksil, millises seisus on hoone. Nii, siis läksime peasesse käigust. Siinpool on valmimas siis garderoobid, seal tagapool bussiruumid, riietusruumid ja peasesse käigust vasakul on siis suurepärane kahekorruse aatrium. See on tavaliselt Riigi gümnaasiumides selline standard juba, et on selline tore leboala või istumiskoht, kus saab ka õppida, õpipesasid kujundada ja ühtlasi pääseda teisele korrusele. Ja seesama aatrium on siis koht, kus on ka söökla, täidab söökla funktsioone, siit tulevad kenad lauad ja loomulikult on siis ruum hästi polüfunktsionaalne, ümber kohandatav aktuste, sündmuste, seminaride, kontsertide tegemiseks. Siin, kus need torutupid on maas, tuleb sööklalett ja söökla on üsna väikese läbilaste võimega ja seetõttu peab ka tunniplaane hästi sättima. See nurk siin on õpipesa, raamatukogu ja maja on sellise vinkel, ongi muide selle projekti nimi, vinkli kujuga. Siin on siis väiksed õpperuumid ja esimese korruse nurgas on väga põnev ruum, nimelt on see auditoorium. Auditooriumis on 120 kohta ja siia tuleb siis ka kuulus kunstiteos, mis on siis iga ehituse, iga riigi ehituse kohustuslik element. Siin akent ette tuleb siis tekstiilkardin. Liikudes edasi koridori auditooriumist välja, vasakul on siis õpperuumid. Väga palju õnnestud meil ringi teha. See on algselt muusikaklass, aga siia tuleb nii-öelda white black box, ehk siis jätame ära tavalised lauad, tulevad lavadsid koori ja ansambli jaoks. Siia tuleb vabade pukkidega klass, ehk siis saab alati seda dünaamiliselt ringi kohandada ja loomulikult hulk tavapäraseid õpperuume, kus on muudetava paigutusega lauad. Kuna praegu mööda peatreppi üles ei saa, siis läheb kahest hoone tiiva otsast lähevad trepid üles teisele korrusele. Maja ongi kahekorruseline ja nagu öeldakse, siis ligi null energiaga, ta on siis väga ökonoomiline. Üleval on katusel murukatus. Paraku see ei ole küll kasutatav õppealane. Ma võtsin teisele korrusel ühes hoone tiivas on kohe selline tore kolmnurkne ruum, mille funktsiooni me ka muutsime, et siia tuleb selline õpipesa, koosolekute, mentoritega kohtumise ruum. Üks tavaline õpperuum ja siin on näha sellised kõrged aknad. Akendele hakkavad rulluma ette välikardinad nupule vajutusega. Et seda akende ruumi saab ka, või dünaamikat saab muuta. Siin on üks väike infojuhi kabinet ja sealt läheb siis uks läbi teisele poole vot siia ruumi, mis on grupitööde ruum. Ehk tal on ka arvutiklassi funktsioon, aga tulevad siia hoopis 6 kuuekohalist lauda, millel on iga laua otsas suur ekraan, saab siis hästi grupitöid teha. Siit mööda teise korruse koridori edasi liikudes on siis need tavapärased õpperuumid. Siin on tualettide plokk. Jälle õpperuumid. Ja nüüd
auditooriumi kohale, kui mäletate, siis all oli üks auditoorium ja täpselt selle koha peal on nurgaruum, millel tuleb väga huvitav funktsioon. Nimelt see ehitatakse black boxiks, siia tulevad siis ette pimendatavad kardinad, lagi, seinad, kõik tuleb must puitpõrand ja nii-öelda trussid, kinnitustrussid laes, kuhu saab siis riputada kõiksuguseid kas projektõppevahendeid, valgusteid, atraktsioone või dekoratsioone või mingeid heli- või videoseadmeid. Samuti tuleb siia video tegemiseks siis ka green screen ja on ta kasutada ka siis multimeedia ettevõtmisteks. Aga loomulikult siit me nüüd sisse ei saa, on füüsika ja keemialabor, mis on siis täiesti meie õppehoones aukohal. Ja siin on nüüd üks vaheruum, mis on füüsika ja keemia ruumide vahel, füüsikalabor ja keemialabor. Täna tervitab siin meid üks tuvi siin kollase toru taustal. Ja keemia ja füüsikalabori sisustus tuleb väga tasemel. Et selle, kuna ju kool täna veel ei tööta ja kui ka sisustushanget tehti, ka siis ei töötanud, siinkohal tervitused Tartu Tamme Gümnaasiumi keemia, füüsika ja bioloogia õpetajatele, kes ekspertidele aitasid kokku panna keemia ja füüsikaklasside inventaari. Vaata, nüüd me oleme teisel korrusel aatriumi sellises tagumises mõnusas punktis, kus on väga hea ülevaade kooli kesksele südamele. No siin käivad praegu veel betoneerimis- või armeerimistööd. Kaks tublit töömeest parasjagu teevad siis ehitavad trepi valamiseks armatuuri, paigutavad sisse, ehk siis nad armeerivad. Nii, siin teisel korrusel aatriumis selline vaba ala, kus on lihtsalt saab õpipesadena kasutada ja siit vasakult tiiba mööda minnes huvitav selline sild on siin aatriumite keskel, mis ühendab seda vinkli kaht poolt ja samuti saab siis sündmustel siin silla peal olla ja vaadata, mis parasjagu all aatriumis toimub. Kahele poole silda lagedesse tulevad siis ka sellised trussid ja kinnitusvahendid, et me saaksime aatriumit kasutada hästi mitmekesiselt. Siin paistab üks suur vaba avatud ala ja tegelikult tuleb siia õpetatud tuba, mis liigendatakse siis klaasseintega ja siin kohe eespool, kus tubli töömees kõnnib, vasakul on nõupidamiste ruum. Siit sillast üle minnes vasakul on ka vaba ala praegu, aga siia tulevad klaasseinad ja siia tuleb siis õppenõustajate töökohad, ehk siis kuna meie koolis on mentorite ja õppenõustajate süsteem väga tähtsal kohal, siis individuaalsed boksid. Siin on nüüd administratsiooni boks, kus on õppejuht, õppekorraldus, õppe ja arendusi neid. Näiteks siin vasakul on üks väga ägeda ruumi peal ja väga toreda vaatega õppe ja arendusjuhi koht. Siin on küll projektijärgselt direktori kabinet, selline kummaline rombikuuline ruum, aga tänane direktor otsustas, et tema kabinetti ei vaja. Ja siia tulevad siis õppearendusjuht ja startup nõustaja. Siin oli ette nähtud arhiiv, aga tegelikult me teeme siia sellise nõupidamiste ruumi, milles saab videoülekandeid teha. Siis partnerasutustele või partnerkoolidele või ükskõik millist videosinna koosolekut pidada. See on üks õpperuum, mille me ehitame ümber õpetajate metoodilisteks kabinettideks. Ehk siis tänapäeval pole selge, kas need on siis kõrgemad või madalamad seinad, aga igal liigendatakse see ruum kenasti ära. Ja siin on nüüd üks õpilaste, ka samuti üks õpperuum, mille me anname teistsuguse funktsiooni, et see tuleb õpilasesinduse ruum, selline suure kas ovaalse või kandilise lauaga. Ja seda saab siis kasutada nii õpperuumina kui ka õpilasesindus ise otsustab, milliseid sündmusi ja asju siin teeb. No sellega ongi see tänane visiit lõppenud. Aitäh kuulamast, vaatamist ja näeme kohtume jälle.